Minu nimi Airi Külvet, et ma teen alguse, juhatan sisse väikse lühikese tutvustusega Bovine projektist, siis põhiettekandja Kristi. Aga et just järje peale jõuda, et kuna siin on võib-olla inimesi, kes pole ennem nagu, ma kõigepealt küsin, et igaks juhuks üle, et slaidid on ilusti näha, ma loodan, ma olen kosta. Ja okei, Kristi noogutab. Nii, et ma lühidalt tutvustan siis üldiselt Bovine projekti, et mille raames me neid selliseid teaduse ja hea praktika tavasid veebipõhiselt või siis nii-öelda füüsiliste infopäevadena teeme. Et põhimõtteliselt Bovine projekt on kestnud, nüüd on juba 3. aasta ja see on, mõte on selline, et erinevatest riikidest osalejad riigid on nüüd näha, eks ole, Iirimaa, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Eesti, Hispaania, Portugal, Poola ja Itaalia. Korjatakse kokku lihaveisekasvatajate põhivajadusi. Et küsitaksegi, kuna projekti kuuluvad 2 osapoolt, igast riigist on nii-öelda teaduspartner, kes on siis kas mingi ülikool või uurimisinstituut, mis on siis spetsialiseerunud lihaveiskasvatajatele, mida Eesti poolel siis ei ole. Ja teine pool ongi siis tootjate organisatsioon, tavaliselt siis kas lihaveisekasvatajate selts, mingi taluliit, mis iganes siis, kes on siis rohkem selles riigis lihaveise kasvatajatega seotud. Ja tehakse, on nende siis 2 aasta jooksul tehtud siis selliseid infopäevasid ja nii-öelda personaalselt suheldud lihaveisekasvatajatega ja on püütud välja selgitada siis need põhivajadused, et mis info nagu see kõige rohkem pigistab, et millist infot siis lihaveisekasvatajad tahaks teada. Ja siis samamoodi me oleme Eestis teinud, et see on päris, ütleme, raske olnud, et lihaveisekasvatuses on hädasid palju, aga kui nagu konkreetselt hakkad küsima, et mis siis nagu täpselt see on, siis keegi nagu vastata väga ei oska. Aga me oleme siiski saanud erinevatel infopäevadel oma vajalikku, nii palju, kui me oleme siis saanud ja enda teadmisest ka, kuna me kõik ise oleme lihaveisekasvatajad. Teada, mis on eestlaste vajadused ja huvitav on teada on see, et tegelikult need kattuvad väga suuresti. Siis, et Eesti lihaveisekasvatajate mured on suht sarnased, siis põhimured on nii Saksamaa, Hispaania kui Portugali omadega. Ja siis teine pool siis teaduspartner on püüdnud siis leida juba olemasolevaid teaduslahendusi siis nendele probleemidele, mis lihaveisekasvatajad vaevavad ja nendele edasi liikuda selle asjaga. Sama asja tehti 2. aastal ja 3. aastal. Ja tulemusena on tehtud ka selline internetikeskkond, mida te slaidi pealt praegu näete, mis on paraku küll inglisekeelne, aga kui osasid me seal hakkame tõlkima veel infosid, aga põhimõtteliselt igaüks teist, kes on huviline, saab sellelt aadressilt sinna sisse logida, ennast ära registreerida ja selles internetikeskkonnas on siis kõik nüüd erinevate riikide lihaveisekasvatajatelt korjatud head praktikat ja ühtlasi ka teadusinnovatsioonid erinevates teemavaldkondades. Ja ma toon näiteks lihtsalt, et mis need teemavaldkonnad siis on. Et sotsiaalmajanduslik jätkusuutlikkus, veidi sihuke kohmakas ja bürokraatlik väljend, aga põhimõtteliselt sellel aastal teemavaldkonnad, mis välja valiti, mida hakatakse nüüd erinevatelt riikidest otsima, on siis näiteks erinevad viisid farmerile lõpphinna õiglasema jaotuse tagamiseks loomakasvatuse tarneahelas. Põhimõtteliselt, et kui on seal kuskil Prantsusmaal või Iirimaal mõni farmer, kes on välja mõelnud, või ka Eestis, kes on välja mõelnud, et kuidas ta lõpuks oma looma eest nagu kõrgema hinna saab, milline hea praktika see on, et kas on see otseturustus või on tal siis mõni partner, ja siis ta jagab seda nii-öelda seda oma kogemust ja selle najalt siis tegelikult teiste riikide farmerid jälle saavad nagu võib-olla mingi hea idee ise. Ja teine selles valdkonnas on näiteks alternatiivsete loomasöötade kasutamisvõimalused, et vähendada põhisööda kõrgeid kulusid. Eestis ma olen selle teemaga hästi hädas, et ma ei leia nagu hästi ühtegi head praktikat,
sellepärast, et ma olen küsinud mitu korda Facebooki gruppidest ja meiligruppidest ja rääkinud lihaveisekasvatajatega, et meie alternatiivsete loomasöötade kasutused on vähesed, sellepärast, et meil lihtsalt pole nagu väga sellist toiduainetööstust või töötlemisasju, et meil on küll piiritus ja õlletööstus, aga nende tooraine paistab, et on nagu suhteliselt heitlik, et sihukest nagu head toimivad koostööd, mida Euroopale näitena tuua, ma pole juhtus leidnud. Et kui keegi teab, kes siin kuulajad on, siis andku aga mulle teada. Teine teemavaldkond, mis iga aasta on uuritud, on loomade tervise ja heaolu. Ja selle aasta teemad siis ongi näiteks enne müüki või ostu toimub noorkarja tervisekontroll farmis, sealhulgas vaktsineerimise staatus. See on ka väga huvitav, et ma olen nüüd küsitlenud farmereid, et kas on mingeid praktikaid, siis ega väga ei ole. Ja ma ootan huviga, et mis sealt siis nagu mujalt riikidest tuleb, mida saaks üle võtta. Et kuidas nagu sihukest head praktikat rakendada, et selgelt, et see on tegelikult loomakasvataja huvides, et tema loomad kuskile kogumiskeskusesse või müüki minnes oleksid terved ja ei jääks seal kohe haigeks, et kas on mingi hea nipp selleks. Ja teine teema sellest on siis loomade heaolualane koolitus tööstusele, farmeritele, loomade käitlejatele, vedajatele, tapamajadele ning stressivabad ajamissüsteemid lihaveiste kaalumise transporti ajal. See on ka väga vajalik teema. See info tuli nüüd siis sellesama rohujuure tasandil info otsimise koha pealt tuli kõikidest riikidest. Kõikide riikide lihaveise kasvatajad arvasid, et nendel on liiga vähe infot ja nende tööstuse töötajad ja tapamaja töötajad ka ei käitu loomadega kõige paremini, ehk siis see kohustuslik loomade heaolu koolitus, mida saavad näiteks vedajad, et see ei ole piisav. Ja farmerid tundsid, et nemad ka tahaks rohkem saada. Ehk siis nüüd selle aasta jooksul korjatakse siis erinevatest riikidest siis neid koolitaja infosid, kas nad on siis videopõhised või mis iganes, ja pannakse sinna haabi üles. Et nagu me teame, siis Eestis on ka see üks nõutumaid asju, et tegelikult lihaveise kasvatajad tahavad teada, et kuidas nad saavad lihtsalt ja stressivabalt oma loomad siis kaalutud, transporditud ja kokku aetud. Nüüd on veel 2 teemavaldkonda. On tootmise efektiivsus ja liha kvaliteet. Ja väga huvitav teema on meetodid rümba ja liha kvaliteedi hindamiseks enne tapamaja ja tapamajas. Tapamajas me teame, kuidas käib, eks ole, et Eestis on kasutusel Seurop-süsteem enamustes suurematest tapamajadest, aga see on väga nagu juba tänasel päeval nagu ära elanud, ühesõnaga, et hinnatakse ju lihakust, et lihakumerust ja siis rasvakihti liha peal. Aga tänasel päeval on marmorsus ehk lihasisene rasvasus märksa olulisem, ehk siis selle eest oldakse valmis nagu klientide poolt maksma rohkem, aga see Seurop-süsteem siin väga ei aita, sellepärast, et see ei ole nii otseselt seotud, et kui sul on R3, et siis ta ilmtingimata oleks ka väga marmorjas. Et teinekord mõni R2 võib olla sisemist rasva lihas rohkem omav kui välimist. Ja pluss teine pool siis on ka see, et kuidas ikkagi farmer enne tapamaja viimist saaks hinnata ära oma farmis, et kas tal on nüüd see R3 juba, kas tal on see lihassisene rasv olemas, et mille eest saaks kõrgemat hinda. Ja sealt on korjatud huvitavaid praktikaid juba, mis me kuulsime, mõne ettekande me nüüd teeme sellest ka, näiteks see, et prantslastel on ühe ülikooliga välja töötatud ka üks äpp, mis ei ole avalik veel, mingi teadusprojekti raames, kus siis saab äpi abil nagu hinnata lihassilma marmorsust, et siis ta arvutab selle, kuna äpp tõenäoliselt on tunduvalt objektiivsem kui inimsilm, sest meil käib praegu marmorsuse hindamine, kui üldse seda keegi teeb, siis tegelikult ju pildi võrdlusega. Ja me ootame veel, et see aasta tuleb veel kindlasti mõni hea praktika sellest, et kuidas nad ikkagi hindavad enne tapamaja minekut seda loomade rasvasust. Ja teine on väga seotud, ongi farmisisesed strateegiad veiseliha marmoriseerumise ja värvuse mõõtmiseks ja suurendamiseks, et nii-öelda selle õige värvuse. Et see on väga aktuaalne praegu, et teadmiseks teile siis lihtsalt viimase paari aastaga on toimunud siiski nagu tugev muutus kogu Euroopa turul, et
ka nendes riikides, kus siiamaani see marmor ei olnud nii väga oluline, me räägime siin näiteks need Lõuna-Euroopa riigid, kus kasvatatakse selliseid tõugusid, mis on vähem rasvased nagu Charolais ja Limousin, siis nüüd ikkagi tarbija nõuab marmorit ja farmerid on nagu nõuavad teadlastelt, et öelge, kuidas me saame siis oma selle tõu rohkem marmorjaamaks, et mis me peame tegema, kas siis angusega ristama või nii edasi, et sellega nagu tõsiselt tegeletakse, et selle võrra, kuidas meile tundub, et liha söömine peaks vähenema või räägitakse siis keskkonnasõbralikust tootmisest ja liha söömise vähendamisest, siis tegelikult on toimunud see muutust, et liha kvaliteedile on hästi palju tähelepanu hakatud pöörama ja on valmis inimesed maksma nagu niisuguse kõrge kvaliteediga ja hästi rasvase liha eest. Aga et kuidas see farmer siis selleni jõuab, et sealt oodatakse nagu teadlaste abi. Ja neljas viimane kõige väga oluline ja meid kõiki hästi puudutav on siis keskkonna jätkusuutlikkus, et kuidas me siis ikkagi oleme kindlad, et meie loomakasvatus on keskkonnasäästlik. Et otsitakse siis erinevaid viise, kuidas siis seda lihtsalt arvutada lihaveisefarmides ja siis ka seda lihtsalt parandada. Et siin on erinevalt Eestist, kus meil ei ole praegu mingisugust head lahendust, on mõned riigid nagu Iirimaa ja Inglismaa ja ka Prantsusmaa on välja töötatud juba niisugused kasvuhoonegaaside mõõtmise arvutuslikud vahendid farmis, mis on paras 2-päevane töö oma kõik oma andmed siin üles lugeda, aga mis annab sulle siis raporti. Aga sellest tahetakse edasi minna, et veel lihtsamaid vahendeid leida, et farmer ka ilma konsulendita sellega hakkama saaks. Et Eesti puhul ma võin öelda, et meie tegime Eestimaa Looduse Fondi ühe projekti raames tehti lihafoor ja lihafoori raames siis 3 mahedat lihaveisefarmi ja 3 tavalihaveisefarmi arvutasid oma siis selle keskkonna jalajälje välja ja lambafarmid samamoodi. Ja see tegi väga põhjalik analüüs 2 aasta majandusnäitajate põhjal, kus siis võeti arvesse kõiki energiakulusid, ravimite kasutust loomadel, kütuse kasutust, maa harimisviise ja tulemused olid tegelikult sellised, kus ka meie tavafarmid, mitte ainult mahedad farmid, näitasid, et me oleme süsinikneutraalsed. Lihtsalt see info on meil olemas, et väga paljud farmid Eestis tegelikult ei oma üldse negatiivset keskkonna jalajälge, aga lihtsalt seda peab paremini nagu levitama ja promoma ja lihtsamaid viise leidma, sest praegusel juhul oli võetud üks ettevõte, kes projekti raames kinni maksti ja see tegi selle suure töö ära. Aga et kuidas leida nagu see lihtne vahend selleks, et seda praegu otsitakse ka siis teistes Euroopa riikides. Ja viimane asi, millele tähelepanu see aasta pööratakse, ongi siis, et meetodid bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks lihaveisefarmides ilma suurte investeeringuteta. Et siit ma leidsin Eestis tegelikult ühe väga hea näite, mille ma esitan Euroopasse, aga ma tean ka seda, et ma praktiliselt ei tea ühtegi lihaveisekasvatajat, kes seda oleks tegelikult ise lugenud ja vaadanud, et Tartu Ülikool Aveliina Helmi eestvõttel on koostanud sellise asi nagu rohemeeter. See on mõeldud mitte lihaveisekasvatajale, aga see on mõeldud tavainimesele ehk siis maal elavale või linnas või asulas elavale inimesele, kes siis saab vaadata, et mis on tema asukoha järg, et mis on tema ümbruse siis selline bioloogiline mitmekesisus, mis seisus ta on halb või päris hea. Ja siis on seal pikk rida soovitusi, et mis sa saad siis teha, siis lihtsad vahendid, mitte mingid investeeringuid, vaid umbes, et jätadki riba niitmata või istutad sinna ühe puu või jätad mingi puu raiumata. Ja põhjendused, et kuidas seda siis teha, et seda rohemeetrit mina saan vabalt esitada ja seda võib iga lihaveisekasvataja nagu vaadata ja kaardistada oma maa-alad ära. Et rohemeeter, kui keegi tahab siit kuulajatest seda vaadata, siis ongi rohemeeter.ee on täitsa olemas koduleht selline, kus siis saate vaadata. Aga projektist veel nii palju, et on olemas selline veebileht, siis kus on projektist üldisemalt räägitud, iga riigi kohta on ka omakeelne tutvustus. Kõige lihtsam on siis nendel riikidel, muidugi emakeel on inglise keel, aga veebileht siis Bovine projektil ongi siis, nagu te ekraanil praegu näete,
võite minna sinna surfama, kel huvi on. Ja ma leian, et meil on nagu Eesti seisukohalt on see nagu ülioluline, sellepärast, et kus see info siis nii-öelda uuematest saavutustest või selline ikkagi lihaveise kasvatajani jõuab. Et tihtipeale meie haridussüsteem jääb ikkagi nagu, ta ei ole nii paindlik või ta ei ole nii kiiresti arenenud, et kogu aeg uut infot sinna kokku jookseks. Ja siis selleks, et kuna Bovine teeb kogu aeg teeb erinevaid webinare veel ja need webinarid, mis on inglisekeelsed, on avalikud, ühesõnaga, mis mitte avalikud, aga reklaamitakse avalikult välja, et kõik saaksid seda kuulata. Ja me oleme ka siin osasid mõelnud eesti keelt ära tõlkida ja järelkuulamisena üles panna, siis selleks, et olla kogu aeg selles nagu keskkonnas sees ja et teile jõuaks see webinaride info, siis saate liituda ka Bovine mailinglistiga, et seesama bovine@minerva.com.net oleks soovitav, et saatke sinna lihtsalt meil, et soovin osaleda ja siis teid pannakse sinna meililisti. Ja muidugi kodulehte võite uudistada. Ja kui keegi soovib nagu rohkemat infot Bovine projekti kohta või osaleda sellest kuidagimoodi, sest et meil on ka paraku seoses COVID-iga keeras see natukene selle asja nässu, aga muidu oli niimoodi, et igal Bovine toimumise aastal pidi toimuma 2 õppereisi erinevasse siis projekti osalejasse riikidesse ja lisaks minule siis sellele õppereisile paluti kaasa võtta 2 farmerit. Nüüd lihtsalt kuna vahepeal oli COVID ja neid ei toimunud, kõik tegevused toimusid veebis, siis kahjuks need õppereisid jäid ära, aga on veel üks kohtumine plaanis, kui asjad hulluks uuesti ei lähe sügisel, siis on selle aasta detsembris on plaanis farmerite teadlaste kokkusaamine Hispaanias ja just selles Navarra piirkonnas, mis on selline poollooduslik keskkond rohkem, et ma väga ootan seda, et siis mul on võimalus võtta 2 farmerit kaasa. Nii et kui keegi tahab osaleda, siis saate mulle kirjutada. Aga ma nüüd annan sõna meie teisele esinejale Kristi Männametsale, kes siis oli meil kaasas ka sellel viimasel Bovine kohtumisel ja tegi ta on veterinaar Maaülikoolist ja selles mõttes, et ta on nagu meie Eesti nagu põhimõtteliselt teaduspartner, kuigi mitte ametlik, sellepärast et lihaveise kasvatust eraldi ei õpetata Maaülikoolis. Aga ma jagan ise siis Kristi slaide, sellepärast me ennem katsetasime ja siis selgus, et libedamalt läheb siin minu. Et ma korra küsin üle. Kristi, kas on näha? Ja, praegu on hästi. Lihtsalt siis vahepeal siin on ka üks video, et siis ma katsun ka selle video läbi oma selle arvuti käima panna, sest meil siin slideshow'st nagu ei õnnestunud. Ja kui teil on nüüd küsimusi, siis te võite vabalt kasutada chatti ka, kui on mingeid selliseid kohe vastuseid nõudvaid küsimusi. Ja me saame siis ettekande lõpus vastata küsimustele, kui teil tekivad. Ega mina ka veel ei ole ettekannet näinud, nii et ma ootan huviga, et Kristi lihtsalt peab mulle ütlema, et kui ma pean slaidi vahetama. Aga palun, Kristi. Super. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Kristi ja nagu Eri ütles, siis töötan Maaülikoolis ja igapäevaselt siis tegelen nii lihaveistega kui ka piimaveistega ja nii-öelda muude produktiivloomadega. Ja täna siis puudutaks sellist teemat nagu lisavalgus, üldse siis veisekarjas nii-öelda teaduspõhiselt siis ka piimaveisekarjas
ja mõned uurimused vaataks läbi ka, mis on tehtud, et lihaveistel ka, et kas seda oleks mõistlik ka näiteks Eestis kasutada, kui näiteks lauta hakata ehitama. Et suht palju tuleb siin võib-olla sellist graafikute vaatamist, et võib-olla ongi parem need, kes saavad järgi vaadata ise neid graafikuid pärast ka uurida, et panna pausile ja siis vaadata, kui täpsemalt on mingid küsimused. Nii, aga siis võib edasi minna. Et täna siis tulebki jutuks valgus, mis selle olulisus on üldse veistel, et kuidas ta siis üldse mõjutab lehma organismi ja käiks siis läbi 2 lihaveistel tehtud uuringut. Natuke vaataks, mis tulemused nendes uuringutest saadi ja siis natuke arutaks ka, et kuidas planeerida valgustust oma lauta, kui see nüüd mõte peaks tekkima. Nii, järgmine. Et alustaks sellest, et mis üldse on valgus. Et seda defineeritakse kui inimestele nähtavat elektromagnetilise kiirguse vahemikku. Ja see spekter siis erineb nii inimeste kui ka loomaliikide vahel, et inimestel ta jääbki siin 400 nanomeetri kuni 700 nanomeetri vahele, et see alumine siin pilt kujutab seda. Aga veistel jääb see näiteks natuke väiksemaks, on 400 kuni 680 nanomeetrit. Et veised sellist punast värvi väga ei taju ja lisaks on neil ka siis dichromaatiline nägemine, ehk siis neil puudub nii-öelda punase värvi retseptor silmas, et nad tajuvadki enamjaolt sinist ja rohelist värvi. Et siin paremal on selline väike graafik ka, et nii-öelda piimalehm on siis sellise 2 tõusuga nii-öelda kujutatud siin, et tema tundlikkus on rohkem siis sinisele ja rohelise värvile, aga inimesel on siis nii-öelda selline ühtlane 1 tõus ja see graafik läheb rohkem nii-öelda laiemalt ka, et ta tajub seda punast värvi ka paremini. Ja kui me siis valime selle sobiva valguse, et me saame sellega siis nii-öelda vähendada loomadel stressi ja soodustada ka siis nii-öelda loomulikku käitumist loomale. Ja enamasti siis me lautades mõõdetakse seda valgustihedust just ja neid mõõdetakse siis luksides, et nendest tuleb siis rohkem just juttu. Nii, järgmine. Ja milleks siis lehmadel üldse valgust vaja on? Et kõigepealt räägiks siis natuke sellest, kuidas need lehmad näevad üldse, et nende vaateväli on siis natuke laiem kui inimesel, aga nii-öelda siis 3-mõõtmeliselt näeb ta siis ainult otse ette, et 25 kuni 50 kraadi on see ulatus ja külje peale siis näeb siis 2-mõõtmeliselt. Ja muidugi on siis valgust vaja selleks, et keskkonnas liikuda ja kohanduda keskkonnaga. Et see on just lehmadel või veistel üldse eriline tähelepanek, et neil see kohandumine on küllalt aeglane. Et seetõttu võiks selliseid pimedaid nurkasi vältida, kui on valgustatud laut tehtud. Et nad lihtsalt võivad seisma jääda ja siis kohanduvad selle valgusega ja siis hakkavad edasi liikuma. Et see põhjustab lihtsalt stressi neile rohkem. Ja valgus siis käitub nii-öelda kui taimer lehmadele, et nagu teistel elusorganismidel ka, et neil on selline bioloogiline tsirkadiaanrütm, ehk siis see on siis 24 tundi ja sinna siis käivadki alla nii ärkvelolek kui ka magamine ja see valgus siis nii-öelda mõjutab siis looma käitumist, erinevate hormoonide tasakaalu ja muidugi ka füsioloogiat. Ja näiteks oleks hea tähelepanek, et vilkuvad ja katkised tuled, nagu ka meil endale, tekitavad ka lehmadele stressi, et laudas võiks neid siiski vältida, kui need on tekkinud. Järgmine. Ja siin on siis väike video, et sakslased leiutasid nii-öelda sellise lehmade prillid, et näidata siis, kuidas lehmad võiksid näha ümbritsevat maailma. Et kui Airil õnnestub see käima saada, siis võiks seda vaadata kõne. Ma kohe proovin, et ma panen, tegelikult see algus on lahti tehtud. Uuesti siia.
otse YouTube'ist. Nii, täisekraan. Ja siin on, ma korra kommenteerin veel, et põhimõtteliselt jah, seda esitleti jälle sellel, kui üks hea meie pigem teadusinnovatsioon, siis lehmade heaolu ka seotud ja mõte on selles, et ega siis iga farmer ei hakka need lehmaprille endale ostma, aga et kindlasti sellist vahendit või neid lehmaprille saaks kasutada siis just nendel koolitustel, et tegelikult sa paned endal pähe ja siis sa füüsiliselt näed, et kuidas lehm näeb. Ja see on nagu inimesele, ma arvan, kes õpib seda, on märksa selline mõjusam vahend kui see, et sulle räägitakse, kuidas lehm näeb. Et siis sa saad aru, et ei tasu teinekord ajada lehmi sellistest kohtadest läbi või sättida neid nurkasid niimoodi, et kui sa nagu füüsiliselt tema seda füüsiliselt hoopis teistmoodi tunnetab. Vaatame, kas meie internet lippab. Tundub, et töötab. Et siin ongi näha, et otse ette nad näevad väga hästi, et selline 3D nägemine, aga külgede peale võib see minna natuke halvemaks, et me 100% ei tea, kas see ongi selline neil see nägemine, aga mingi ette kujutuse annab meile. Ja siin on ka näha neid värvitoone, et ongi neil domineerib siis roheline ja sinine, mida nad näevad väga hästi ja võib-olla teised värvid muutuvad siis värvigammas, et neid punaseid võib-olla nähtakse rohkem selliste pruunikate toonidena või tumerohelistena. Et võib-olla selle aimduse saab siit ja võib-olla natuke hiljem on ka näha, sa võid võib-olla natuke edasi kirida, mingi pool minutit. Varsti peaks. Jah, näiteks siin. Et siit on varsti näha ka, kuidas tal läheb aega lehmal, et tuleb väljaspoolt, kus on siis valgem, läheb lauta, kus on pime. Et siiski see, et nad peavadki jääma seisma, kohanduma selle valgusega, et nad lihtsalt ei näe, kuhu minna. Et see on see stressi koht neil, et siis ei tasu neid ajada kohe mingi piitsaga edasi, et kui nad lihtsalt, see on nende loomulik käitumine. Ma panen korra pausi peale, et ma kommenteerin, et siin oli ennem ka hästi palju näha, et just siis, kui see lehm nagu sealt puurist ka läbi kõndis, et kui mingisugune köis ripnes sealt, et igasugused ketid ripnevad, köied, hanguvarred, et ongi, et kui on ajamistee, siis need tuleb kuidagi kõrvale tõsta, nii et nad ei peaks mõtlema, et mis see on, sellepärast, et meile tundub see nagu okei, et kogu aeg on see köis seal ripnenud, aga kui lehm seda vaatab, siis talle seostub see võib-olla näiteks mingi maaoona või mis iganes, et sellised pisidetailid, et tee võiks nagu vaba olla ikkagi. See on lüpsirobotisse minek. Jah, tavaliselt need on ka kõige rohkem valgustatud alad ka. Et siis tekitab neil seda piimaproduktsiooni rohkem ja lüpsmine läheb kiiremini. Seepärast see tundub ka võib-olla nii eresem. Tere, hi, greetings from Estonia. Tere tulemast. Kinni selle ja panen uuesti ettekande ette. Nii, sai vist õige koht. Järgmine. Nii, on õige. Jah. Nii, ja kuidas siis, mis see valgus siis, kas keegi ütles midagi? Ei, jah, vist. Korra vaatan, sai õige, nii. Jah, väga hea. Et kuidas siis see valgus mõjutab siis lehma organismi, et siin võib-olla tuleb natuke lihaveise kasvatajale natuke võõraid, võib-olla sõnu või, aga ma arvan, et see on siiski oluline, et kui me tahame seda valgust tulevikus kas kasutada, suurendada, et siis me teaks, mis neid protsesse me nüüd täpselt muudame ja mida me saame muuta. Et valgus siis, kui lehm siis näeb seda, et ta stimuleerib siis silmavõrkestas olevaid fotoretseptoreid
mis siis annavad närviimpulssidena edasi signaali ajusse just läbi kehale, mis siis tavaliselt siis sünteesib hormoone ja nendest hormoonidest olulisem on siis melatoniin. Ja valgus, mis ta siis teeb, on, et ta pärsib selle melatoniini sünteesi. Ja melatoniini toodetakse siis kõige rohkem magamise ajal või siis pimedatel aegadel. Ja magamise ajal siis melatoniin aeglustab ainevahetust, vähendab siis keharasvasisaldust ja vähendab ka produktiivsust loomadel. Et päevasel ajal me ei tahaks, et need asjad siis nii-öelda toimiksid. Järgmine. Ja kui me siis nüüd melatoniini vähendame, siis sellele nii-öelda vastastikuselt suureneb siis maksast insuliini sarnase kasvufaktor 1, hästi keeruline, süntees. Et see on siis oluline sellepärast, et selle suurenedes veres siis suureneb ka piimatoodang. Et see ongi siis nii-öelda piimaveiste eesmärk. Ja lisaks siis sellele hormoonile suureneb ka vere prolaktiini ja kasvuhormooni sisaldus. Et neid on küll vähem uuritud veistel, kuidas see täpselt, kui palju nemad siis suurenevad, aga prolaktiini just eesmärk on siis intensiivistada siis piimanäärmete kasvu, näiteks just noorloomadel. Ja kuigi siis lehm ei ole otseselt nii-öelda hooajaline poegija, et ta saab poegida igal aastaajal, et on siiski täheldatud mingisugust mõju ka hinnatsüklile, et nendel lehmadel, kes siis poegivad talvel, võtab siis hinnatsükli taastumine natuke kauem aega kui näiteks lehmadel, kes on poeginud suvel. Ja samuti on siis täheldatud, et mullikatel saabub puberteedi iga nii-öelda kiiremini, kes on siis kasvanud üles selle pikema valgusperioodiga, ehk siis kevadel nii-öelda sündinud ja siis talvel võib-olla saabub puberteed. Nii, järgmine. Ja siin on ka siis väike nii-öelda piltlik skeem, et kuidas siis see impulss ajusse jõuab ja et kui melatoniini langedes, siis maks hakkab siis nii-öelda sekreteerima rohkem seda IGF-1, mis siis tekitab siis udarakoes selle piimatoodangu suurenemise. Nii, järgmine. Ja kui meil siis piimatoodang suureneb, tähendab seda, et ka energiakulu suureneb ja meil on kuskilt seda energiat vaja saada. Ehk siis me suurendame ka söömust. Ja on siis täheldatud, et kui söödavahe näiteks on valgustamata, et siis see põhjustab loomadel stressi ja sellega siis vähendab ka söömust, et kindlasti vältida söödavahes neid valgustamata alasid. Ja kui me siis saame pikendada valgusperioodi, siis me saame sellega suurendada ka söömisaega ja on leitud, et see söömisaeg on rohkem ühtlasem kui näiteks lühema nii-öelda valgusperioodiga loomadel. Ja et siin ongi näiteks mõttekoht, et võiks tulevikus mõelda söödaala just valgustamisele, kui siis kas lauta või varjualust ehitada. Ma kommenteerin siin korra vahele, et ise nagu mitte seda täpselt teadmata, kui minu tallu ehitasime teise söödaplatsi, et värskelt siis me tegime sellise kaetud varjualusega söödalava. Nii, et lehmad on nii-öelda avatud plats, väliplats, kus ei ole katust peal ja siis on vanad hooned, kus nad siis saavad magamast käia. Aga see kaetud nii-öelda katusega söödaplats, sinna me mõtlesime, et paneks, ehitaja mõte oli see, et lehmad ikka valgust tahavad. Mõtlesime, ikka tahavad. Ja praegu on ju võimalus need LED-valgustada on ju suhteliselt vähe energia nagu mahukad, eks ole. Et siis me panimegi kogu selle söödalava pikkuses, panime siis LED-valguse sinna alla ja panime siis taimeriga niimoodi, et kuskil kella, ma ei tea, 12 paiku öösel, siis ta nagu lõpuks kustus ära. Ja ma pean ütlema, et ma ei tea, kas oli sellest või millest muust, aga igal juhul selle platsi peal, kuna sinna platsi peale me panime ka need lehmad, kes talvel poegisid, siis see nii-öelda tulemuslikkus ehk siis juurdekasv ja nii edasi, siis novembrist jaanuari, veebruarini poeginud lehmad ja vasikad, et need olid päris head.
nad ei saanud silo kvaliteet ei olnud nagu nii palju kõrgem, aga ma arvan, et see on jälle selline arvamus, et ma ei saa seda kuidagi nagu mõõta, et see väike valguse lisamine, et nad said magama minna alati nagu pimedasse. Aga just see koht, kus söötmine oli, et sinna sai lisavalgust panna ja ma arvan, et see oli nagu hästi positiivne. Vähemalt on mingisugune väike kogemus juba olemas positiivne sellega. Nii, aga lähme edasi. Et piimaveistel just on pigem rohkem tehtud selliseid erinevaid uurimusi ja võrreldud neid tulemusi, aga ka näiteks kanadel ja põrsastel, et kes on sellised rohkem sisetingimustes peetavad siis loomad. Et näiteks vasikate ja põrsastega tehti muidugi küll päris ammu juba, aga need tulemused olid päris huvitavad. Selline uurimus, kus siis suurendati valgustihedust 5 luksilt siis 100 luksini, et 5 luksi on selline hästi hämar valgus. Ja suurendati siis valgusperioodi 6 tunnilt 18 tunnini. Ja tulemused olid suhteliselt ikka väga positiivsed, et need loomad liikusid ringi siis 2,5 kuni 4 tundi rohkem kui need, kes olid väiksema valgusperioodiga ja tihedusega. Ja need loomad ka magasid ja lamasid vähem, nad sõid rohkem ja kõik metaboolsed protsessid olid ka intensiivsemad. Et selline huvitav katse. Aga tulles nüüd lihaveiste juurde, et kahjuks lihaveistel väga palju sellist katseid ei ole tehtud just selle valguse mõjutusega, et kas me saaksime ka lihaveistel kasutada lisavalgust, et vaataks 2 uurimust üle ja nende tulemused ja siis äkki mõtleme, et kas see oleks variant ka Eestis. Läheks esimese juurde. Esimene uurimus siis tehti Kanadas ja uuriti siis valgusperioodi mõju lihaveiste mullikatele. Et need olid tegemist siis ristandtõugu mullikatega, et siin oli hästi palju erinevaid tõugusid, et kõige rohkem oli siis sellised kelpviehtõugu loomi, siis olid simmentalid, punased angused, herefordid ja paar tükki olid sellised täiesti seguseitse tõud. Ja kokku oli siis katses 144 mullikat, nad olid vanuses siis 9 kuni 10 kuud katse ajal siis. Ja neid peeti siis varjualusega õue alal. Ja uurimus siis toimus detsembrist maikuuni, et täpselt selline talvine periood. Ja enne siis, kui see uurimus algas, et oktoobris juba hakati neid varjutama, 2 rühma siis paigutati. Ühes olid siis loomuliku valgusperioodiga valgustus, mis oli siis vastavalt siis aasta ajale, et detsembris oli see kuskil 8 tundi valget aega ja märtsis tõusis siis 15 tunnini. Ja teises siis rühmas olid siis pikendatud valgusperioodiga valgustus, et seda järk-järgult siis alustati 8 tunnit ja iga nädalal siis tõsteti 2 tundi seda perioodi pikemaks. Ja kuni siis 16 tundi ja 16 jäi siis selle katse lõpuni. Ja siis hinnati valgusperioodi mõju nii puberteedieale, kasvule, seljarasvale ja ka prolaktiini tasemele. Ja mis siis tulemused olid, et siin tuleb natuke neid graafikuid, ma üritan need selgitada nii hästi, kui ma saan. Et puberteedi mõjutusi leiti, et pikema valgusperioodiga rühmas oli siis katse 20. nädalaks, ehk siis kuskil 5 kuud. Selleks ajaks oli innelnud siis rohkem mullikaid. Et siin graafikus on siis näha need valged või seest tühjad mummud ja ruudud on siis pikendatud valgusperioodiga mullikad ja seest täidetud on siis loomuliku valgusega. Ja ülemised 2 täppi on siis need, kes on 1 kord innelnud mullikad, siis need keskmised täpid ja seest täidetud ja tühjad on siis 2 korda innelnud mullikad ja alumised 2 ruutu on siis 3 korda innelnud mullikad. Et nagu näha võib, siis 1 kord ja 2 korda innelnud mullikate arv on ikka tunduvalt suurem sellel pikemal
valgusperioodiga kasvanud loomadel, aga 3 korda väga palju ei erinenud, vähemalt statistiliselt ja võib-olla isegi see nii-öelda loomuliku päevavalgusega oli kohati kõrgem. Aga ja nii palju siis puberteedist ja läheks järgmise juurde, et hinnati ka siis kaalu ja seljarasva. Et siin see kehakaal on siis ülemise joonena, diagrammina siin graafikul, et jällegist tühjad ringid ja ruudud on siis pikema valgusperioodiga ja täidetud siis lühem valgusperiood. Ja leiti siis, et kaalud olid siis suuremad pikema valgusperioodiga rühmas. Ja siin tuleb märkida, et see kuni 6 kuud on siis neil oli ära jaotatud, oli nii-öelda selline madala juurdekasvu periood, kus siis anti vähem nii-öelda energiarikast toitu või sööta ja alates 6. nädalast siis muudeti seda ratsiooni, et selle tõttu ka see kaal võib-olla läks kiiremini ülesse. Ja need nii-öelda punktiiriga jooned olidki siis selle söödaga kohandumise nii-öelda periood. Et sellepärast on need siin erinevalt märgitud. Ja seljarasva koha pealt siis see on siis alumine nii-öelda ringikeste ja ruudukestega graafik. Et leiti, et siis seljarasva juurdekasv oli pikema valgusperioodiga rühmas just väiksem. Et võib-olla see võib tähendada seda, et nii-öelda sellisest tingimusest peetud mullikad, et neil oli nii-öelda võib-olla natuke taisem liha siis tege kui muidu. Nii, siis läheks viimase tulemuse juurde, et hinnati ka siis prolaktiini, et prolaktiini siis hinnati verest ja leiti, et siis pikema valgusperioodiga rühmas oli see kõrgem. Et siin on siis pikem periood on siis jällegist tühjade nii-öelda pallikestega. Et statistiliselt oluline oligi just see esimese 6 nädala tõus ja pärast seda siis nad nii-öelda tõusid mõlemas rühmas. Ja see nii-öelda väga kõrge tõus 14. nädalast, see võib olla lihtsalt seoses nii-öelda puberteedi ja saabumisega. Et seetõttu nii järsk tõus. Et siin siis selgus, et saame, nüüd läks natuke palju, sobib. Siin sobib. Et kui siin eelmises olid siiski mingid positiivsed tulemused nähtavad, küll mitte väga suured, nii-öelda statistiliselt erinevad, aga nüüd vaatame ühte teist natuke uuemat uurimust, mis on nüüd Hiinas tehtud, kus siis hinnati pikendatud foto- või valgusperioodi mõju siis kasvule, nii-öelda vererasvhapetele ja lihakvaliteedile. Et see siis toimus 2017. aastal kuni 2018, ka siis pigem talvisel ajal. Ja siin siis olid katses pullid, 34 pulli vanuses siis 14 kuni 16 kuud. Ja siin oli siis tegemist poolsuletud laudas. Eelmises oli pigem selline rohkem avaram ja pigem varjualune, aga siin oli rohkem loomad siis laudas just sees. Ja loomad jaotati siis talvel 2 gruppi 96 päevaks ja ühes grupis olid siis loomuliku päevavalgusega valgustus, mis oli siis 12 tundi ja teises grupis lisati siis 4 tundi lisavalgust. Ja kokku siis 16 tundi oli siis valget aega. Ja lõpuks siis hinnati pikema valgusperioodi mõju nii rümba omadustele kui ka lihakvaliteedile. Ja siin on siis toodud see nii-öelda tõug, mida nad kasutasid, oli selline yin-yang veistega, mis on nende enda veiste tõug. Selle kohta väga palju informatsiooni ei olnud, aga nad pidid olema suhteliselt väikse kasvuga, aeglase kasvuga. Et võib-olla äkki midagi anguselatsest või natuke väiksem äkki. Väga palju ei oska kommenteerida selle tõu kohta. Aga mis siis leiti, et tulemustest nad hindasid hormoonitaset, et katses oli
melatoniini taseme mõõtmine, insuliini taseme ja ka leptiini tasemega. Ma seda siia ei pannud, muidu läheb äkki liiga keeruliseks see kõik hormoonide teema. Aga leiti siis, et melatoniini tase oli siis madalam pika valgusperioodiga grupis. See on siis näha siin vasakul pool graafikul, kus siis see treatment ehk siis ravirühm oligi siis pikendatud valgusperioodiga ja ülemine siis mummukestega oli see loomuliku valgusega grupp. Ja leiti siis ka insuliini taseme kõikumine, et siinkohal insuliini tase oli just kõrgem pikema valgusperioodiga grupis. Ehk siis see paremal poolsel nii-öelda need ravirühm siis ruudukestega. Et see on just selline soovitud tulemus, mida me tahaksime päevasel ajal, et kuna siis melatoniini tase inhibeerib siis rasvpoesünteesi, aga insuliin just nii-öelda suurendab seda rasvpoesünteesi, et me siis tahaksimegi, et need hormoonid oleksid vastavalt üks madalam ja teine siis kõrgem. Nii, lähme siis edasi. Ja hinnati ka siis siinkatses söömust ja lihakeha, et tabelis 3 ongi siis toodud nii-öelda fotoperioodi mõjud siis kasvule, et siin siis statistiliselt nii-öelda oluline väärtus oligi see, et pikema valgusperioodiga rühmas suurenes siis kuivaine söömus. Et see oli nii-öelda kõige olulisem tulemus ja leiti siis, et nii-öelda päevane juurdekasv ja siis see sööda ja juurdekasvu suhe, et need nii-öelda statistilist olulisust ei omanud. Aga näiteks kui ainult numbreid vaadata, siis nii-öelda suurem päevane juurdekasv võib-olla natuke oli ikkagi suurem ravirühmas. Ja tabelis 5 on siis näha ka nii-öelda lihakeha omandused, mida siis mõõdeti, oli siis nii-öelda marmurluse skoori vaadati siis selle lihassilma pinda ja siis seljarasva siis paksust ka. Et siin oli jällegi üks statistiliselt just oluline tulemus, ehk siis see tähendab seda, et see tulemus ei olnud juhuslik, et see on pigem selline kindel usutav tulemus. Teeb see nimelik asju. Ja leiti siis, et pikema valgusperioodiga rühmas oli siis seljarasva tihedus suurem. Ja marmurluse koha pealt siis statistilist olulisust küll ei leitud, aga kui me neid numbreid jällegist vaatame, siis nii-öelda selles pikema valgusperioodiga rühmas võis see natuke nii-öelda parem olla. Nii, ja lähme siis viimase tulemuse juurde. Et siit siis hinnati ka liha kvaliteeti, et selle koha pealt mina väga pikalt ei peatuks, sest ma ise ei ole väga teadlik nendest liha kvaliteedi omadustest, aga räägin üle, mis siin siis hinnati, et hinnati siis lihakeha pH-d 45 minutit pärast tapmist, siis hinnati ka lõikeenergiat, liha siis lõikeenergiat, siis hinnati lihamahla kadu ja lihakadu siis küpsetamisel ja vaadati ka lihavärvust ja neid kõiki näitajaid hinnati siis 2 lihase pealt, selja pikimalt lihaselt ja siis ka reie 2 pealihaselt. Ja siit tookski välja 2 statistiliselt olulist tulemust, mis siis saadi. Ongi see, et selja pikim lihas oli võib-olla veidi heledama punaka värvusega pikema valgusperioodiga rühmas ja näiteks lihamahla kadu reie 2 pealihasest oli suurem just pikema valgusperioodiga rühmas. Ja siis need teised näitajad statistilist olulisust ei omanud, aga need on siis ka siin kõik välja toodud, et kes tahab neid täpsemalt uurida ja neid tulemusi ise vaadata, et siis pärast lisan ka selle nii-öelda allikaga, et saab ise vaadata.
juurde. Nii, järgmine. Ja kui me nüüd teame, et me saame siis, et me võiksime näiteks saada lihaveistel siis suurendada kas siis nii-öelda päevast söömust, saame ka võib-olla mõjutada ka natuke seda puberteediiga, et me võiksime seda siiski proovida. Ja kuidas siis, kui on see mõte nüüd, mille järgi me seda valgust võiksime valida, et milline just see lihaveisele võiks sobida. Et järgmine. Et meil eesmärgiks siis just lihaveistel olekski äkki suurem juurdekasv ja kiiremini saavutatud hind. Võib-olla seda just nii-öelda kasvavatel ehk siis noorloomadel, et neid on võib-olla lihtsam ja mõjutada, et sest nad on kasvavad organismid. Ja eeldatavalt Eestis saaks seda teostada ainult laudatingimustes ja talvel, sest suvel on enamus Eestimaa veiseid, lihaveiseid siis karjamaal. Ja kui me siis nüüd mõtleme, milline see valgustus võiks olla ja kui kaua, siis see periood võiks jääda sinna 16 tunni juurde, et 16 tundi valget aega ja 8 tundi siis pimedat aega. Ja valgustihedus võiks siis jääda 100–200 luksini ja pimedal ajal siis 0,5–5 luksi. Ja see temperatuur, värvitemperatuur võiks jääda siis 5000 juurde, et see on selline, imiteerib sellist keskpäevast päevavalgust, et ta ei ole liiga ere ega liiga tume. Ja ka värvi valikul, et kui on võimalus, siis võiks näiteks päevaseks ajaks valida sellise natuke sinakama tooniga valguse, et see on neile nii-öelda vastuvõtlikum ja sellega ka suureneb aktiivsus lehmadel. Ja näiteks ööseks võiks valida selline punakama alatooniga valguse, et see siis rohkem rohustab loomi. Ja kui siis mõelda sellele, et milliseid lampe sinna soetada, siis nagu ka Airi rääkis, temal olid LED-lambid või võiks mõelda siis LED-lampidele. Et need on võib-olla natuke kulukamad kui teised lambid, aga see-eest energiasäästlikumad ja nad ka nii-öelda püsivad kauem töökorras, aga et võib-olla ongi hea investeering sellel kohal. Ja lisaks LED-valgused on siis nii-öelda natuke, ja sa võid järgmise panna, et neil ongi selline omapärane natuke sinakam või külmem toon, nagu siin paremal pildil võib näha, et see ongi selline võib-olla lehmadele kõige sobilikum valgustoon. Et siin teistel piltidel on näha ka fluorestsiinne lambid ja naatrium lambid siis, et need jätavad sellise natuke kollakama tooni. Ja võib-olla ei ole just kõige nii-öelda ühtlasemalt valgustatud kui siin LED-lampide puhul. Nii. Järgmine. Et nüüd põhiküsimus, kas lisavalgust lihaveise karjast tasuks ära? Et ma arvan, et see on nüüd see koht, kus iga kasvataja, kellel vähegi võimalus on, võiks ise seda oma karjas proovida. Et tõesti neid uurimusi on natuke liiga vähe, et kindlalt vastust öelda. Et nagu me nägime, siis ikkagist mingid parameetrid me saime tõsta, lisades siis valgusaega juurde, aga mil määral, et seda peab ise katsetama ja kellel vähegi finantsiliselt võimalik on neid lampe sinna lauta panna ja katsetada, et siis ma arvan, et see oleks hea teada ka teistel. Ja jagada oma kogemust. Järgmine. Ja siia ma siis lisasin, kui kellelgi on huvi neid uurimusi ise ka lugeda, et kõik need allikad. Ja siis on järgmine slaid. Ja sellega mina lõpetan. Aitäh! Nii. Aitäh Kristile, et hästi põnev ongi nagu vastused sain kätte küll nagu 3 aastat hiljem või leedid panime,
et kui ma nagu mõtlen omast kogemusest, siis kui on võimalik nagu grupeerida, siis sellisel tiinel ja kinnisel ammel ei ole nagu mingit pointi väga, eks ole, et tema söödakasutust suurendada. Et las ta siis tukub selle talve ja lihtsalt mida vähem ta liigub ja sööb, seda parem. Aga minul ongi tehtud eraldi grupp siis noorloomadele ja nendele ammedele, kes siis on pandud talveks poegima. Ja nüüd on vist küsimus, et ma pean ära mõõtma nüüd need luksid ja siis selle valguspäeva pikkuse, et üle 16 tunni ei ole mingit mõtet panna neid põlema. Ja kui me arvestame näiteks meil detsembris on see kõige pimedam kuu, eks ole. Meil 10 läheb valgeks ja 4 läheb pimedaks, eks loomulik valgus. Siis nii palju tulekski nagu pikendada, et rohkem ka pole vaja. Ja saab proovida. Et ma juba hea meel oleks, kui muidugi oleks mingisugune teaduspartner, kes tahaks katseid teha. Aga ma oma kaalude põhjal sain otsustada küll, et kuna mul oli pulligrupp oli, seal on erinevaid põhjuseid muidugi, miks üks või teine kasvab paremini, aga noorpullid ei olnud seal valgustatud varjualuse all ja siis härjad ja mullikad oli talvine juurdekasv parem kui pullidel. Võime arvata, sööt tuli üks, eks ole, võime arvata, et võib-olla oli ikkagi sellel väike, see on suure erinevusega, et sellel valgusel on ikkagi mõju. Ja tegelikult, kui me käisime, meil on kaamerad ka seal, et siis nad istusid ja sõid ikkagi. Valgus nagu kutsub ja et seda liiga palju nagu ei ole, sellepärast, et nad saavad minna ära sealt valgusest puhkama nagu pimedasse. Sellel on efekt aga kindlasti tuleb vaadata seda energiakulu, et mingit lampe nagu õue panna tänapäeval kindlasti ei ole mõtet. Aga LED-valgusti puhul ongi see, et energia kasutuskulu on ikkagi hästi väike ja nad on jube pikaajalised, et seda saab soodustada. Aga ilmselt seda lukside arvu, seda peab nüüd, et üle pole mõtet ju pingutada, eks, et vaadata, mis Kristi siia nüüd pani, et luksid siis üle lugeda ja õues, et eks see aitas ka seda, et need loomad ju sõid varju all. Ehk siis neil oli saba otsani oli paetud, et kui sadas vihma või lund, siis söögikoht oli ju kaetud valgusega ja see tegi ka ilmselt selle mugavamaks. Teine tähelepanek, mis ma sellest ettekandest praegu sain, oligi see, et nagu marmorsusele otse ühel esimesel uurimustööl nagu mõju ei olnud. Ja see ongi nii, et mis on ka, et senikaua kui loom võtab kiiresti juurdekasv on kiire, siis marmorsust nagu väga ei ole. Ja erinevad marmorsuse teemalised uuringuid, nad on ise avastanud, Euroopas on suhteliselt vähe, just rohumaal ka ja rohusöötadel marmorsuse saavutamiseks. Et siis sellega nagu püütakse kuidagi seda, ilmselt selle aasta lõpuks siis otsitakse kõik viimased uurimustööd üles. Jane esitas küsimuse chatis, et mina ei oska nimetada, et kui keegi teab, kas on olemas selliseid lampe. Jah, ma kahjuks ka nende lampide osas praktiliselt ei tea, et mida võiks soovitada kindlasti. Mõni elektrik teab kohe, et ega seal, ma arvan, et hinna küsimus seal väga nagu erinevatel värvidest ei ole. Et meil on minu arust sai pandud kirgas valgus, ühesõnaga valge või siis pigem sinakas soe. Ja täiesti juhuslikult, et ju siis mõjub märk, aga selle marmorsuse koha pealt veel on selguski sellel viimasel Bovine info või konverentsil oligi see ka, et Ameerikas ja Jaapanis on tehtud uuringuid siis marmorsuse tekke koha pealt. Ja siin on huvitav nüanss see, et A-vitamiinil on mingis faasis on nagu pärssiv mõju marmorsuse tekkele ja teises faasis on see nagu oluline. Et nad ühes katses süstisid vasikaid A-vitamiiniga, et kui ta on väike vasikas, siis see nagu hilisemas faasis tagab talle parema marmorsuse, kui tal on A-vitamiini tase kõrgem. Aga kui on nagu loom nuumal karjamaal, siis pigem oleks hea, kui seda A-vitamiini oleks vähem, ehk siis me peaksime just vältima siis nagu ristikurohkeid ja selliseid proteiinirikkaid karjameid. Et see on niisugune paras
oleks huvitav nagu süüvida sellesse pikemalt, et kui sul on nagu noorloom, kes vajab kasvamist, kes on vaja nii-öelda puberteedi eas, et kindlaks hästi, siis on selgelt, et on ristikurohke ja kultuurkarjamaa väga hea. Aga siis selles hilisemas faasis, kus sa tahad teda teha niimoodi, et sa tahad nagu rohumaa veist teha karjamaal küpseks, tapaküpseks, siis siukseks, et oleks nagu rasva ka sees, siis sa peaksid nagu vältima seda. Aga kui palju täpselt ja mis see periood on, selle kohta me veel ei ole nagu, ei ole suutnud nagu infot leida. Aga ma tean, et Bovine sellel aastal, kuna nad on selle pannud eesmärgiks, selle marmorsuse tekke uurimise, et siis nad kindlasti kaevavad kõik võimalikud uurimustööd läbi, aga seda juba hispaanlased ütlesid, et Euroopas praktiliselt teadustööd tehtud ei ole, et on Jaapanis ja Ameerikas. Ja need enamus, need on tehtud siis ka sellel vägjude põhjal. Aga see töötab nagu meie, ma arvan, iga veisega tegelikult. Ja marmorsus, ütleme, et see on eraldi infopäeva teema, et see on ääretult põnev, et seal on tegelikult ka sellised geenid, eks ole, et osadel on nagu mingisugune võimekus rohkem marmorsuda nii-öelda selle ühe tõuliini sees, et neid tasuks nagu uurida. Aga ma ei tea, et ma arvan, et kui kellelgi veel on küsimusi, nii, veel on üks küsimus Kristile. Jah. Et kas Kristi oskab vastata sellisele küsimusele, kas ristikurohke karjamaa võib mõjutada lihaveiste sikivust, et lammastel on teada, et liigne ristik pärsib seda. Ma arvan, et seal on see küsimus selles kiirelt lõustuvas proteiinis, eks ole, et kui liiga palju on, siis tekitab embryonaalset surevust, võib-olla see niimoodi mõeldada. Jah, ma jääks pigem vastuse võlgu, et ma ise ei ole selle sööda poole peal just väga sina peal, aga tõenäoliselt ma eeldan, et kui ta lammastel nii-öelda pärsib seda, siis ka lihaveistel on sama, et neil on need süsteemid suhteliselt sarnased. Jah, ma mäletan ise seda, ma olen seda korra lugenud või kuskilt kooliajast ma mäletan seda, et see ei olnud ka karjamaa põhine, aga põhimõtteliselt on teema selles, et seal on see nii-öelda kaitstud proteiin ja kiiresti lõhustuv proteiin. Ja kui seda kiiresti lõhustuvat on liiga palju, siis ta pärsib jah, et siis ta tekitab selle embryonaalse suremuse. Aga selleks peab ta ikka 100% ristik olema. Et see oli just nagu jõusööda ja niisuguste proteiinsöötade põhiselt tuli probleeme. Kui seda liiga vähe on, siis jällegi sigimus väheneb. Ma arvan, et lihaveiste puhul ongi see, et ristikurohke ongi pigem, ma olen püüdnud lähtuda ise sellest, et nagu üle 50% või 70% nagu ristiku karjamaadele lihaveisid ei lasekski, et need teeks nagu silona, vaata, silo põhjal nagu lihtsam ju segada erinevaid söötasid, et nad liiga palju seda ei saaks. Aga et karjatamise puhul on hea, kui see on nagu liigi rohkem, lehmadel endal meeldib ka, eks, et neid liblikõieliste segusid on selles mõttes tore, et tänapäeval on nad hästi kirjud ikkagi, et ei pea 100% ristikut panema, et saabki nagu segu odavamaks ka ja mul ta ikka parandab, eks ole. Nii, kas on kellelgi veel mõni küsimus? Ma kasutan võimalust ja teen veel reklaami, et seltsi suvepäevad on tulemas, et siis on meil jälle seltsi suvepäevad raames on ka üks Bovine infopäev plaanis, et siis me räägime taastava põllumajanduse võimalustest Eestist, et on tehtud üks strateegiline analüüs puhtalt Eesti põllumajandusettevõtete põhjal on nagu läbi mängitud, et kui nad muudaksid oma tootmisviise tava või ka mahepõllumajanduse poole pealt, siis nii-öelda taastava põllumajanduse põhimõtte tüübiliseks, siis see analüüs näitab, et tegelikult kasumlikkus suurenes oluliselt. Aga see eeldab kogu põllumajandussüsteemi kaasatulekut, et selline tunniajaline infopäev on meil siis mitte veebis, vaid originaalis nii-öelda selle uurimustöö läbiviijaga, kes on üks belglane, ma siis tõlgin seal, kes tegi selle oma doktoritöö raames vist, ma eksi. Ja siis teine infopäev, mida nüüd Kristi teeb,
mis on veel põnevam kui tänane, on see, et me valisime teiseks infopäevaks, meil on augustis veel täpne kuupäev paika panemata, aga on niimoodi, et me teeme selle feromoonidest, siis feromoonide kasutamisvõimalusest lihaveisekasvatuses. Et tegelikult see ingliskeelne nimetus oli appeasing pheromones, et kuidas see siis eesti keelde on meelitavad. Meelitavad, jah. Et ma ise veel nagu siiralt loodan, et mul on veel küsimata nagu mahepõllumajanduse või põllumajanduse toiduametist, et kas nemad näevad, et feromoonid on mahedasse lubatud, aga ma eeldan, et peavad olema, sellepärast, et feromonküünised ju on lubatud mahepõllumajanduseks põhitaimekasvatuse vahend. Et see appeasing pheromones on niimoodi, et on välja töötatud lihaveistele või nüüd ka ma saan aru ka lammastele, hobustele ja sigadele on siis sünteesitud seda sama feromooni, mis looduslikult tekib lehmal või vasikal siis, kui tema ema lakub teda. Ühesõnaga, et ta on selline ülimalt rahustava toimega ja selline õnnehormoon. Ja siis see algselt need katsed, mis ma leidsin, olid, mis Bovines näitena välja tulid, olid vist, kas olid Brasiilia või Portugali omad, kus ta siis oli põhimõtteliselt, oligi selline vedelik feromoon, mida siis 5 milliliitrit pandi sarvede vahele ja mille mõju oli siis 10–15 päeva ja seal olid videod siis katsegruppidest, kus oli pandud siis sugupullidele. Ja näiteks, kus oli olukord, kus erinevad sugupulligrupid ümber grupeeriti ja pandi võõrad pullid kokku, siis üks grupp, kes siis oli seda feromooni saanud, seisid nagu lamba talled reas, nagu vorstid seal rõõmsasti kõrvuti ja teised siis tegid seda, mida pullid siis teevad, kui võõrad pullid kokku saavad. Alati on sellised asjade puhul küsimus hinnas, et seda hinda me täpselt veel Eestis ei tea, sellepärast, et seda Eestis ei müüda. Aga ma kirjutasin või võtsin ühendust Dimediumiga ja lasin neil otsida ja saatsin lingid, sest ma näen, et Brasiilias seda praegu müüakse. Ja tuli välja, et on ka vist üks oli prantslaste ettevõte, mis seda siis valmistab ja mis on siis viinudki selle feromooni kasutusega lammastele, sigadele, hobustele. Ja nad olid ülimalt rõõmsad ja võtsid kohe müüma hakata Dimediumile seda, et nüüd oligi vastus on vaja Dimediumile anda vastus, et kas me jätkame selle tegevusega ja mis on siis ikkagi, et me prognoosiks, et mis on Eesti, kui palju Eestis võib uui olla, et kui palju nemad julgevad seda sisse osta, et mina seda vastutust küll ei võta, et see sõltubki sellest, et palju see maksab, aga ma kujutan ette, et tegelikult lihaveisekasvataja nagu probleeme mõeldes, et kui palju hädasid üks selline asi võiks ära hoida, näiteks me just räägime nagu sugupullide, mis põhiprobleemid on see, et meil on näiteks suur kari, on mitu sugupulli ja siis on vaja nad karjast ära võtta, oleks jube mugavki nad ühes grupis hoida, aga tihtipeale ei julgeta ja põhjusega sellepärast, et ma olen ka ise selle läbi kogunud, et mitu aastat nagu oli okei pidada mitut sugupulli koos, siis ühel hetkel toimus võimuvõitlus ja kõik aiad ja seinad lõhuti ära. Ja pluss see, et pullid võivad üksteist vigaseks lüüa või ka ära tappa. Et sellistel puhkudel oleks see väga hea näituse loomade ettevalmistamisel, näitusel käimisel ja ka näiteks mingitel tingimustel tapamajja loomade viimisel, kui näiteks on väike grupp, ongi väike farm, eks ole, et sul oleks nagu kindluse mõttes, et sa ei, nagu ütleme, lihatööstuse seisukohalt oleks väga tore, kui meil oleks kõrge pH-ga loomi vähem. Et ma palusin siis, järgmine etapp ongi see, et mina pakun omalt poolt, et meie teeme Dimediumile selle toote tutvustuse. Me ei tutvusta konkreetset toodet, vaid me tutvustame feromooni. Me teeme selle Bovine raames ära augustikuus Kristiga. Ja Dimedium siis saab seda kasutada ja siis võtab selle oma riski, et ostab siis selle toote sisse ja siis saavad juba lihaveisekasvatajad ise proovida. Kuna ta on jällegi hästi looduslik vahend, siis ma ei näe põhjust, miks siin ma igal juhul prooviks, eks ole. Ma ei usu, et päris, kuna seal oli 2 või 3 teadusartiklit juba taga, et ma nagu ei usu, et see mingi päris umbluu asi on, et seal on ikkagi tõsi taga, et ise küsimus on jälle see, et kas see 5 milliliitrit maksab nüüd 5 eurot, 10 eurot või et tekibki see küsimus, et kui suur huvi nagu kellelgi osta seda. Ma tean, et pakend oli 100 milliliitrine, et mida siis seda saab kasutada. Aga igal juhul ma ootan teid siis kuulama
me kuulutame Facebooki ja meilide vahendusel siis selle augustis toimuva infopäeva feromoonidest ka välja ja siis tänase päeva kohta, kui teil veel küsimusi on, siis ja praegu nagu ei tule midagi eriti, siis kirjutage julgesti mulle meili peale. Mina edastan info siis kas Kristile või vastan ise ja muidugi see ka, et me salvestame selle tänase infopäeva, lõikame korralikult kokku poole ja siis paneme veebi ülesse, et järelkuulatav, kui keegi tuttav, sõber, mees tahab kuulata. Aga aitäh teile, et jaksasite kuulata ja lähme siis tagasi seda heina ja silo tegema, et ilmad lubavad sellist asja. Ja, aitäh ka minu poolt ja jõudu teile. Nägemist. Nägemist.